Tšau! Tere ja rõõmsat päeva teile kõigile. Kallid Kasvamäe koos kanali vaatajad ja 21-päevasel väljakutsel osalejad. Mul on suur rõõm, et otsustasid selle väljakutsega kaasa tulla ja olla avatud enamale küllusele oma elus. Sa kindlasti ei ole üksi sellel teel, sest et mina ju siin loon need videod, ehk siis löön sinuga koos kaasa. Kirjutan teksti, olen avatud koos sinuga soovitud küllusele avastamisel ja samuti on kaasas sinu juhendaja ja sinu suunaja. Me teeme seda kõik koos, et kust iganes sind siia sellele kanalile ja selle videoni saadeti, et kõik on hästi ja see teekond saab olema kindlasti väga vahva ja huvitav, sest et kõik need päevad on täis erinevaid ülesandeid ja mida iga päev edasi me liigume, seda rohkem sa näed, mismoodi küllus tegelikkuses tuleb sinu ellu, sellepärast et sa suunad oma fookust teadlikult teistesse kohtadesse, kuhu sa võib-olla iga päev seda ei tee. Ja tänu sellele sa siis saad nagu teadlikumaks. Et inimestena me tihti unustame ära, et me ei tea seda, mida me ei tea. Et meie ego lihtsalt nagu tõmbab meid alla. Nii et igal uuel päeval annan edasi sulle juhised, mida saad järgida. Täna on päev number 0 ja programm algab homme ja vältub 21 päeva. Et sa võid ükskõik millal, kui soovid tegevusest lahkuda, kui saad päeva ülesannet etteantud ajaksi ei täida, siis see privaatgrupp, kus sa oled, kus sind siia suunati, siis sinu juhendaja tegelikkuses peab sind eemaldama, et hoida energiat ringlemas. Nii et naudi seda teekonda ja anna endale see võimalus. Et nii-öelda vastutuse võtmine, enese kehtestamine, enda maksma panek ja isiklik distsipliin on märgusõnad, millele keskenduda, tehes igapäevaseid ülesandeid. Soovin sulle jõudu, jaksu ja kindlat meelt. Just mõtle. Kui sa hakkad rahulikult mõtlema, siis sa teed absoluutselt iga päev täpselt ühtesid ja samu asju. Sa ärkad üles ühtemoodi, teed kohvi, lähed sööma, käid vetsus, teed hügieeni, siis lähed tööle või ei lähe tööle, mida iganes sa teed kogu aeg ühte ja samat moodi. Sellepärast ka tegelikkuses sinu elus erilisi muutusi ei ole. Nii et mõtle selle peale. Et kui sa soovid elus midagi muuta, siis sa pead midagi teistmoodi tegema ja kui sa teed midagi teistmoodi, siis see tahes-tahtmata liigutab energiaid sinu ümber ja ka sinu enda sees. Ja sa oled avatud küllusele, sest et see programm toob selle sinust välja ja aitab sul seda näha. Nii, loe kindlasti ka alati alljärgnev postitus hoolikalt läbi, sest see sisaldab reegleid ja kokkuleppeid järgmiseks 21 päevaks. Ja kuna me inimestena kasutame mitmeid erinevaid mälufunktsioone nii-öelda siis asjade meeldejätmiseks ja samamoodi ka õppimiseks, et kui sa siin vaatad, siis sa kasutad enda visuaalset mälu ja kui sa oled just selline visuaalne õppija, siis sa õpid läbi selle hästi. Samuti kasutad sa oma auditiivset mõtlemist ja mälu ja õppimist, sest sa kuuled siin minu häält. Ja samamoodi, kui sa loed, on see lisavisuaalne õppimine ja mälu täiendamine. Et igasugune õppimine on, nagu öeldakse, et kordamine on tarkuse ema, on just sellepärast nii öeldud, et õppimine ei ole midagi muud kui seoste loomine. Et erinevad neuronid meie ajus sütivad ja ühenduvad ja mida rohkem ja erineval viisil me midagi tarbime, midagi kasulikku, seda teadlikumaks me saame, seda kiiremini see kõik kinnistub ja seda vabamana me tunneme, sellepärast et me teame rohkem, me mõistame iseennast rohkem, et keskendu alati iseendale. Sellised programmid on väga-väga väärt ja see on sulle siin täiesti tasuta.
et minu arust on see väga suurepärane ja palju õnne sulle selles suhtes. Nii, programmi reeglid. Mul on loomulikult väga hea meel, kui sa otsustad osavõtlikult sellesse väljakutsesse jääda ja pühenduda järgmised 21 päeva programmi läbimisel. Ainult 3 nädalat, see on kööki-mööki ja su elu muutub igaveseks 3 nädalaga. Sa ei pea tundma survet gruppi jäämise osas. Kui jääd, siis loodan, et naudid neid avastusi ja teadmisi, mida Deepak Chopra programmis osalemine sulle pakub. Programm on kavandatud 21 päevasena ja täna on päev number 0. Ehk siis grupi moodustamine ja kavatsuste seadistamine. Et sa tead, mis siin nagu ees on ootamas. Kui sul on küsimusi, palun saada need otse sõnumiga oma privaatkülluse grupi läbiviijale. Ja kui sa oled siin omal algatusel, siis postita need siia kommentaaridesse. Ma kindlasti vastan sinu küsimustele. See väljakutse on meditatsiooni, ülesannete, igapäevase täitmise ja positiivse energia loomise jaoks. Ning loomulikult külluse avastamisele seda kõike tehes. Palun lisa julgelt oma sõpru ja tuttavaid siia kanali lehele, laiki seda videot ja jaga seda postitust omalt poolt. Sul tekib programmi käigus veel kusjuures oma grupi loomise võimalus, aga sellest kõigist edaspidistes videodes, et sa pead tegema selle programmi kõigepealt ise läbi vähemalt 5 päeva, et tõsta üles endasse küllus ja siis sa oled võimeline ka moodustama oma privaatgrupi, kus sa saad seda sama külluse challenge'it edasi viia, neid postitusi jagada ja ka tekitada oma nii-öelda ülesandeid ja seda kõike mugavdada. Et sul tuleb see võimalus, sa pead lihtsalt alustama ja kindlaks endale jääma ja jätkama. Nii, tahan sinuga kokku leppida järgmistes punktides. Kui sa oled saanud oma päeva ülesande, on sul ülesande täitmiseks aega 1 ööpäev, 24 tundi. Järgmise päeva kella 14:00. Ilmselt sinu enda privaatgrupi juht jagab sulle ülesandeid alati igaks uueks päevaks. Samamoodi ütlen sulle mina siin ülesande nii-öelda järgmises videos ja iga päev niimoodi. Ja kella 14:00. Ülesanne saabub tavaliselt hommikul, et mina postitan alati need videod hommikul. Ja kui sa oled siin, et nüüd kõik see rada on juba valmis tehtud, siis ikkagi jätka vastavalt nendele reeglitele, sest nii see toimib. Mõtle, 10, 100, 1000 inimesed on teinud selle programmi läbi, et sa astud reaalselt sama energia nii-öelda tasemele ja sellisesse mentaalsesse võrgustikku, kus juba on palju inimesi. Ja meie enda kõrgem energia aitab sinul kasvada. Mõtle, see on kõik väga-väga positiivne ja me kõik oleme mentaalsel tasandil tegelikult sind aitamas, abistamas ja toetamas ja sulle ruumi hoidmas. Nii, sea sisse uus märkmik või vihik, kuhu saad programmi jooksul teha käsikirjalisi ülestähendusi. Ise ma alati trükin kõigepealt telefoni märkmiku ja päeva jooksul kannan selle veel eraldi pastakaga kaustikusse, et paremini kinnistuks, et järjekordselt kinesteetiline õppimine, kinesteetiline mälu, kasutades enda kätt ja loovat kujutlusvõimet midagi üles kirjutades. Et see kõik on tõsiselt nagu võlu ja maagilise väega, kui sa seda kõike kasutad. Sa kasutad kõike nagu õppimise ja mälu variante, kuidas kinnistada endale infot. Et sa kindlasti imestud. Nii, et siis et paremini kinnistuks ja et oleks nii-öelda lisana tähelepanev aeg asjale päeva jooksul keskenduda. Nii, enne kirjutama asumist võta palun hetk aega veendumaks, et su seisund on rahulik ja pingevaba. Kõige kasulikum on kirjalikke ülesandeid teha peale selle video lõpus asuvat audiomeditatsiooni.
ehk siis see on nüüd tulemas. Võta endale 30 minutit hommikuti näiteks enne tööle minekut. Või kuna iganes sinul on nagu parim ja mugavam seda teha, lõuna ajal peale tööd, kunas iganes. Tee nii, nagu on sulle hästi, aga soovituslik on seda teha alati hommikuti, sest siis sa paned nii-öelda oma päevale ilusa vundamendi alla ja teadlikult suunad alateadvusesse oma fookuse näiteks päeva keskse mõttele, millega siis nagu päevaga edasi liikuda, see annab sulle võimaluse märgata ja näha küllust ja kõik ilusad asju enda ümber. Nii. Muutes oma rutiini ja mugavustsooni ning keskendudes kohe hommikul ja rahus küllusele, oled alateadlikult avatud küllust märkama terve päeva jooksul. Oma küsimused ja kommentaarid võid saata otse sõnumina enda külluse grupi juhendajale ja nagu eelnevalt mainitud, kui oled siin omal algatusel, siis video alla saad alati kommenteerida. Lisaks sul on vaba voli soovi korral teisi julgustada ja innustada oma kommentaarides, et iga inimene, kes tuleb ja näeb, et sina oled siia kommentaari pannutavad, inimesed tegelevad sellega, et super, see julgustab ja innustab teda, inspireerib ja motiveerib teda, et see on nagu sina samamoodi jagad ja annad oma nagu head positiivset energiat edasi. Nii. Keskendu täie tähelepanuga igapäevastele ülesannetele ja võimalda endale selleks piisavalt aega. Soovitan hommikut, aga tee nii, nagu sul endale kõige parem on, nagu eelnevalt juba mainitud. Kui sa ei saa selles grupis ja väljakutses osaleda, siis miski sulle siin ei sobi või sa ei jaksa sammu pidada, siis palun andesta endale. Varu kannatust ja alusta uuesti. Ainult sina ise saad otsustada. Meie kõigi jaoks on oluline, et protsessi panustatud energia ei hajuks. Sest see kõik on energia. Et kui sa ei saa päris täpselt sellest kõigest aru, siis mine tagasi esimese video juurde. Ma jätan siia video üles, tuleb siia kuhugile see selline väike viide, mis suunab sind esimesele videole, kus ma seletan rohkem energiast ja vibratsioonidest, et tuua sulle rohkem teadlikkust ja väärtust, et sa tead, millega sa tegeled ja miks sa seda teed. Nii, palun kirjuta siia video kommentaaridesse iga kord, kui oled päeva ülesande täitnud 3-sõnaline sõnum. Päev, X tehtud. X asemel kirjuta päeva number. See sõnum on kinnituseks eelkõige sinu enda jaoks, et päeva ülesanne on täidetud. Mõnel päeval palun sul kirjutada ka teistsuguse sõnumi. Kui sa pole täitnud ülesannet järgmiseks päevaks kella 14:00, siis palun lahku grupist. Ei ole tegelikult vaja lahkuda, kõik on hästi. Kui tegu oleks eraldi loodud Messengeri grupi vestlusega, siis ma paluksin sul lahkuda, et hoida seal energia tugev. Nii et võta need teadmised kõik arvesse ja pühendu. Ma saan sulle lubada, et olles avatud, hakkad sa märkama küllust ja võimalusi igal pool enda ümber. Isegi kui sa oled olnud 10 aastat täpselt ühe koha peal, siis sa hakkad nägema ka seal samas enda ümber rohkem küllust, sest sa oled avatud. Sa ei ole kammitsetult kinni oma ideedes, mõtetes, uskumustes ja veendudes, vaid sa hakkad avanema, mida päev edasi selle programmiga, mida sa liigud ja me kõik koos liigume. Et see on Deepak Chopra programm. Mina olen üksnes informatsiooni vahendajaks. Programmi eesmärgiks on ennast paremini tundma saada, selgitada või muuta oma väärtusi ja kavatsusi. Ma postitan sulle iga päev ülesande, päeva keskse mõtte, selgituste ja meditatsiooniga, mis on alati video lõpus. See protsess on võimalus õppida, kuidas pühendada iga päev aega endale ja oma isiklikule arengule, edu sulle. Tegelikkuses ma teen meditatsiooni alati video alguses ja ülesanded tulevad video lõpus. Vot niividi. Ja see kindlasti loe alati video all olev video kirjeldus läbi, et sul paremini kinnistuks. Nii, tänase päeva keskne mõte, mis kindlasti kirjata üles endale märkmikusse. Ja terve päeva jooksul endamisi mõttes korda.
kõige parem on, kui sa teed sellisele pisikesele kaardile iga päev. Ja et kui sa näiteks võtadki rahakoti välja või paned telefoni kuhugile vahele, et siis sa tahes-tahtmata suunad fookuse sinna ja näed. Ja siis sa loed näiteks sealt. Alates tänasest tõmban ma järjepidevalt oma mõtetega küllust ligi. Alates tänasest tõmban ma järjepidevalt oma mõtetega küllust ligi. Et mõtle, kui sa oled oma igapäevastes mõtetes, tegemistes ja asjades, siis sa oledki kogu aeg selles ühes samas mõttevibratsiooniis ja sa ei anna ühtegi lisa. Aga kui sa nüüd iga päev hakkad keskenduma ühele teistsugusele mõttele, siis tahes-tahtmata sinu ajus neuronite võrgustik kasvab ehk uus muster tekib ja sa hakkad maailma nägema hoopis teistmoodi. Alates tänasest tõmban ma järjepidevalt oma mõtetega küllust ligi. Alates tänasest tõmbad sa järjepidevalt oma mõtetega küllust ligi. Soovitan sul kirjutada see mõte märkmikku või vihikusse ja korduvalt päeva jooksul sellesse mõttesse süveneda. Mida rohkem, seda parem. Pea meeles, jälgi oma mõtteid, need muutuvad su sõnadeks. Jälgi oma sõnu, need muutuvad su tegevusteks. Jälgi oma tegevusi, need muutuvad su harjumusteks. Jälgi oma harjumusi, need muutuvad su iseloomuks. Jälgi oma iseloomu, see muutub su saatuseks. Lao Tzu, see on üks mu lemmik idamaiste zen kultuuri filosoof, õpetaja. OG, original gangster. Kui oled kõik reeglid ja kokkulepped läbi lugenud ning nõustud nendega, siis palun kirjuta siia video alla päev 0 tehtud või siis oma privaatkülluse grupis. See on märguandeks, et me oleme kõik ühel lainel ja liigume parema tuleviku poole oma soovide ja unistuste suunas. Tänaseks kõik. Homme on meie 21-päevase ühise teekonna esimene päev. Soovin sulle aastuste rohket ja rahuldust pakkuvat rännakut. Pea meeles, sa oled ilus, sa oled kaunis, sa oled tegija, sa oled tugev, sa oled terve, sa oled õnnelik inimene ning sa väärid kõike ja kõige paremat. Ja ainult sina saad seda ise endale lubada. Tehes midagi uut ja huvitavat ja enda mugavustsoonist väljaspool ja see programm on täpselt sinu jaoks. Kaunist päeva sulle, kallid musid ja tšau!